Minu nimi on Mart Merikül, olen siis Lääne-Harju piirkonnagrupi grupivanem ja minu hallata teenindada on siis 6 omavalitsust siis Tartu maanteest kuni Läänemaani välja. Elanike arv on meil 76 000, mis on viimase perioodiga 4000 elaniku võrra tõusnud, mis annab kindlasti ka tunda meie kogukonna turvatundes, mille kohta on rõõm kogeda, tõdeda, et turvalisusega on meil kõik korras. Samas tahan ma mainida ära mõned probleemsed valdkonnad, milleks on lähisuhtevägivald, liikluskuritegevus ja kelmused. Räägime lähisuhtevägivallast siis tänu sellele, et kogukonnas ja üldiselt Eestis on tõusnud teadlikkus, on ka neid juhtumeid rohkem registreeritud, samas on ka alustatud rohkem kriminaalmenetlusi. Ei saaks öelda, et kuriteod oleks läinud raskemaks, samas juhtumite arvu tõusu kaasneb taas-tahtmata ka süütegude arvu. Liikluskuritegudes saab rääkida korduvatest juhtidest, kes on varasemalt juhtumist kõrvaldatud kohtuotsusega, kuid siiski on asunud uuesti mootorsõidukit juhtima. Kelmused. Käesoleval aastal väga palju fookuses olnud teema, kus tahaks rõhutada, et tasuta lõunad ei ole olemas. Ei ole olemas investeeringuid, mis toovad sulle kiiresti ja hõlpsasti tulu, samuti ei anta sulle ehitusmaterjali sama, kõik see raha ette petmine, millest me täna väga palju ka jätkuvalt edasi arendame, tegevusi kogukonnaga, teadlikkustõus jätkub. Kui rääkida positiivsest ilmingutest, mis head valimis on see, siis varguste arv väheneb, mis puudutab otseselt maju, aedu ja nii edasi. Samas jätkab tõusu kauplustest varguste arv. Positiivsest ilmingutest piirkonnas rääkides saab esituua seda, et inimesed, kogukond on rohkem leidnud seda, et koos tehes ja koos üritades jõuame kaugemale. Häid näiteid võiks tuua piirkonnast, kus 2 erineval ööl rüüstati palju mootorsõidukeid, kus kogukond ise tõi tähelepanekuid välja, tõid meile oma videokatkeid, mille alusel me jõudsime tegelikult suht rutusajaga hüüdlasti nii. Käesoleval aastal Lääne-Harju piirkonnagrupp teostas uues kohaliku omavalitsuse territooriumil 43 kontrollostu kauplustest ja kurb meil on tõdeda seda, et 34 kaupluses müüdi alkoholi alaealisele. Teistpidi on kentsakas see, et müüja vaatas küll dokumenti, veendudes, et tegemist on alaealise isikuga, müüs siiski. Ja nendest 34 kauplusest 7 kauplust olid need, kes jäid 2 korda antud teoga vahele. See on probleem ühiskonnas, kus mitte ainult kauplused, vaid ka alaealiste 18+ sõbrad on täna need, kes aitavad kaasa noorte tervise rikkumisele, mis on igati taunimisväärne. Aastal me sama tegevusega jätkame. Võtame fookusse uuesti need kauplused, kes juba patustasid, samas kogume infot nende kaupluste kohta, mida täna veel kontrollitud ei ole. See on jätkuv töö, käes tegevusse kaasame ka partnereid, kes vastu erinevatest seadustest on siis antud juhtuse järelevalve ametkondadeks. Turvalist Eestit!